Kas tead, mis ühendab S+ Hair Care'i tootesarja Tartu Ülikooli teadlasi ja kuulsat Tommy Cashi kohvilaulu? Selleks on S+ Hair Care'i uus Cafe Macchiato šampoon. No üks hea asi meie kehale, mida paljud inimesed teavad, on teadupärast kohv. Et kuidas see kohv teie tootesse jõudis? Me saime inspiratsiooni loomulikult Eesti Laulu võiduloost. Ja kui me nüüd mõtleme, et kohviekstrakt, mis on kasulik tegelikult ka meie hommikuse ärataja ja ergutajana ja toidab ka meie juuksenääpsusid ja aitab kasvada tervetel ja tugevatel juustel, loomulikult oli see meie valik, et Cafe Macchiato peab tulema meie toote valikusse S+ Hair Care'i tootesarjas. On väga põnev, et selle šampooni välja mõtlemine, tootmine ja pudelisse panemine toimub siinsamas Tallinnas sellesama liini peal ja kohe näeme, kuidas see käib. Kuidas see kohvišampooni retsepti väljatöötamine siis käis? Kohviretsepti väljatöötamine oli iseenesest lihtne. Me teadsime, mida see toode peab tegema. Me panime lihtsalt leebetest koostisosadest tehtud šampooni põhja, panime siis kohviekstrakti, mis siis stimuleerib juukse kasvu, aitab hoida ära juuste väljalangemist ja on igatpidi tore aine. Ja siis läks testimiseks? Ja siis läks testimiseks. Testid toimusid päris pika aega, et tuli kõik see koostis saada perfektseks. Nüüd, kui koostis on perfektne ja kohvišampooni pannakse pudelisse, siis mismoodi seda siin liinil tehakse, mis aparaadid need kõik siin on? No kõigepealt hakkab siis kokkusegamine. Kokkusegamine toimub nendes suurtes reaktorites, mis on minu selja taga. Edasi siis valmis toode villitakse pneumaatilise villimisliiniga pudelisse. Järgneb pudelite korkimine, pudelite etikettimine ja ongi pudelid valmis karpi panemiseks. Kuidas sündis idee luua S+ Hair Care tootesari? S+ Hair Care'i tootesari sai alguse väga toredast koostöös Tartu Ülikooli Keemia Instituudi teadlastega, kes pöördusid meie poole siis avastusega, et kui nad olid teinud vähiravi uuringute käigus teste erinevate peptiididega, millega tappa vähirakud, kuid jätta ümbritsevad koed ellu, ja testisid seda erinevate kudede peal, kuidas seda kinnitub, siis nad avastasid, et see peptiid kinnitub väga hästi juuksekarva külge, millest sündis siis idee tuua see peptiid juuksehooldusesse sellisel kujul, et me edaspidi tulevikus juuksehoolduses kasutaksime tegelikult neid peptiide selliselt, et me kinnitame juukse külge näiteks värvi, näiteks kuumakaitset, näiteks kohevust andvaid omadusi, ehk et me muudame juuksehoolduse oluliselt keemiavabaks ja kui me ka siis suudame juukseid värvida ilma vesinikku või keemilisi kangeid kemikaale kasutamata, me oleme astunud väga suure revolutsioonilise sammu edasi. See oli see esmane idee, et tuua juuksehooldusesse sisse revolutsiooniliselt uued sammud, uued komponendid. Mis see peptiid üldse on? Peptiid on väike valgutükike, mis koosneb aminohapetest ja mis meie puhul on siis transpordivahend, mis viib juusteni vajalikke aineid või värvimolekule või mida me soovime. Kuidas see katse, mida siin täna tehakse, seda peptiidi toimimist näitab? See katse peaks näitama seda, et see juukse näidis võtab enda külge peptiidi, kuhu külge on kinnitatud värvimolekul. Ja selle tõestuseks peaks siis juuks muutuma värviliseks. Mille poolest see S+ Hair Care tootesari eriline on? S+ Hair Care tootesarja luues me võtsimegi eesmärgiks mitte luua tavalist juuksehooldussarja, mida on tuhandeid, vaid tuua sinna sisse midagi erilist, mida teistes juuksehooldustoodetes sees ei ole. Ja selleks on siis juuksekasvu ergutavad peptiidid, mis on kõikides S+ Hair Care'i toodetes sees, et kasvatada juba juuksenääpsust alates terveid ja tugevaid juukseid. Teine oluline samm ja valik oli siis see, et jätta juuksehooldustoodetest välja kõik karmid kemikaalid ja asendada need hoopiski taimsete ekstraktidega. Need karmid kemikaalid, mida me juuksehoolduses oleme tavapäraselt harjunud nägema, need tihtipeale on mõttetud, nad ei pruugi olla kahjulikud juustele, kuid see, et teha juuksehooldustooted, mis on parabeenide vabad, SLS, SLES, sulfaatide vabad ja silikonide vabad, siis see on juba tegelikult samm selles suunas, kus me tõesti kaitseme peanahka erinevate keemiarünnakute eest, mis ei ole vajalikud meie juustele ega peanahale. Taimsete ekstraktide valimisega me tegime väga huvitava valiku, et esimesi tooteid välja töötades me hakkasime märkama, et taimeekstraktid, mida me sinna toodetesse paneme, nad toetavad küll tervete juuste kasvu ja toetavad ka siis juukse välimuse heaolu ja tervist, aga me avastasime, nad kõik on söödavad. Humal, piparmünt,
paikalitihasein, amarantiseemned ja nii edasi ja nii edasi. Ja me võtsimegi sellise suunad hästi, kui me teeme siis taimsed ekstraktid toodetesse, siis valimegi sellised kõik hea, mis on meile sisse süües kasulik, on järelikult ju hea ka meie juustele, peanahale. Ehk et sellest sai ka siis nagu teine selline läbiv joon ja samm. Kõik, mis on hea meie kehale, on hea meie juustele. Mida siis selle sarjaga on praeguseks saavutatud? S+ Haircare on turul olnud circa 3 aastat ja nii nagu me turule tulles võtsime eesmärgiks keskenduda 3 peamisele juuksehooldusega seotud probleemile, milleks on juuste väljalangemine, teiseks peanahaga probleemid, kõõm, ketendav peanahk, tundlik peanahk ja 3, kui mul on ilusad pikad juuksed, et säilitada nende ilu ja tervis, siis täna me oleme selle lubaduse täitnud. Kõikides toodetes on juukse kasvu ergutavad peptiidid, me kaitseme juukseid, me kaitseme peanahka, me aitame väljalangemise vastu võidelda, meil on eraldi sari olemas, mis on mõeldud tundlikule peanahale ja meil on olemas ka eraldi sari selles, mis keskendub siis pikkade juuste ilu ja tervise säilitamisele. See on olnud meie eesmärk ja kliendid on selle vastu võtnud.